Hommik on avarii Liivalaia tänava ja Pärnu maantee nurgal, kus siis kokku olid saanud sõiduautod Škoda ja Mercedes. Õnnetuses sai vigastada Škodat juhtinud 57-aastane naisterahvas, kes toimetati haiglasse. Umbes samas piirkonnas oli avarii vaid tund aega varem. Need on näiteid vaid täna hommikust. Avariisid, kus juures raskeid, oli pealinnas ka eile. Vahepeal oli ilmastik ju päris suvine, autosid juba harjusid sellega kiiresti ära, aga nüüd ilmastik jällegi muutus ja seetõttu jällegi palun olge tähelepanelikud liikluses, ärge ületage kiirust, älge minge rapsima liikluses ja võtke rahulikult. No kindlasti on üheks selleks põhjuseks, miks avariid aset leiavad libe tee, aga paljuski on juba ka suverehvid alla vahetatud. Siin inimene hakkas veel viimasel hetkel kartma ja jättis suverehvid parklasse maha, sest et on oodata veel, et lumiseks läheb ja talve tuleb. Iga liikleja peaks vaatama ikkagi selle järgi, et kuidas tema need sihtpunkti liikumised on ja arvestama seda ilmastiku olustad. Et kui siin vahepeal läks juba päris soojaks ära, siis nüüd jälle ilmastik muutus ja loomulikult et ei ole mõtet rehve vahetama hakata, veel tuleb jälgida ilmastiku olusid, prognoosi ja kuni 1. maini on tegelikult aega. Politsei on järelevalves lähtumas ikka reaalsetest ilmaoludest, mitte sellest, kas 1. maiks peavad suverehvid autod alla olema või mitte. Ei ole me seda tegelikult teinud ja selliselt, et me kohe karistama hakkama nende rikkumiste pärast. Mis siin salata, aga mul endalgi on veel rehvid vahetamata, aga vaadates seda ilmastikku, siis ma arvan, see on ka mõistlik. Aus ülestunnistus. Ja tean, et tegelikult ka nädalavahetusel on vaja Ida-Virumaale sõitma hakata, siis selleks on see ka mõistlik. Sellel nädalal on ka liiklustalgute aeg. Kokkuvõtteid veel tehakse, kuid kohti, kus käidi ja kui palju juhte kontrolliti, on võimalik leida juba vastavalt kaardirakenduselt.